Talu ajalugu ulatub põhjasõjaaegadesse. Särgava suguvõsa on siin elanud juba 8 põlve. Meenutab Aadu Särgava. Esimene teade Särgava Petersoni suguvõsa kohta on kirjas Suure-Jaani kiriku raamatus. Nimelt 7. jaanuaril 1704 on abiellunud Saarisoo Antsu sulane Ants Põhjaka Lepiku Aadami kasvandiku Mariga. 1710. aasta paiku on Antsu pere kolinud Vändrasse. Nimelt on olnud Ants Kadjaste Peedi Rabi talu sulane. Põhjasõja ajal on hävinud Rootsi-aegsed Särgava talu hooned, mis on praegustest hoonetest asunud umbes 800 meetrit allavett Pärnu jõe paremal kaldal. Ja rohkem kui 10 aastat on olnud talumaad kasutamata. Mis aastal Antsu pere on Särgavale asunud, ei ole täpselt teada, kuid esimene teade on Vändra kiriku raamatus Särgava Antsu kohta 13. septembrist 1929. aastast, kus ta on ära märgitud Kurg ja Jaani vaderina. Tegelikult on Särgava talu hoonete uuesti asutaja olnud Antsu poeg Peeter, kes on olnud ka ühtlasi metsavaht ja talu ei ole olnud orjuse all. Hiljem järgnevate põlvede jooksul on talu pandud orjuse alla. Talu päriseks ostukontraht on sõlmitud jaanuaris 1865 Aadu Särgava vanaisa Tõnis Petersoni nimele, kes tol ajal oli 18-aastane ja 5. põlve talu põliselanik. Talu ostuhind tol ajal oli 2900 rubla hõbedat. Enamus tänaseks säilinud hoonetest ehitati aga eelmise sajandi lõpus. Selle elumaja vanem osa on ehitatud 1871. aastal. Seal otsas on rehealune, seal olid hobused sees, siis on rehetuba, siis on köök ja nüüd tuleb siin on uuem osa. See on ehitatud 1908. aastal. Siis on veel olemas kiviait. See on ehitatud 1881. aastal ja selles on olnud, kui Jakobsoni perekond on Kurgjalt välja tõstetud, siis osa kraami on toodud meie kiviaita ja seal on olnud siis, selles kiviaidas on olnud ka Jakobsoni kuulus papagoll. See on nüüd viljaait ja kuivad see on seal keskel, kahel pool otsas on siis viljasalved ja on viljaait. Kivist karjalaut on ehitatud aastatel 1923 kuni 1926. Projekti autoriks on Särgava talu peremees ise. Selle hoone sisse on müüritud 1200 kantmeetrit maakive ja 29 000 tellist. Ja siin on nüüd näe talu need samased käsikivid on siia sisse müüritud. Üks on siin ja teine on sealpool. Nii et see on nagu talumälestus siia sisse müüritud. Karjalaut oli ehitatud, valmis ja siis loomadel oli ka oma koht olemas ja siis maa oli torutatud. Siis 30. aastate pihta juba peale kriisi lõpus 33 hakkas talu majapidamine jõudsalt kosuma, edenema. Ja siis toodang ikka kasvas ja oli nagu tõusuteel see asi.
Talul oli maad kokku 90 hektarit ja ta tootis enne sõda nii palju põllumajandussaadusi, millest jätkunuks 40 inimesele mitte ainult toiduks, vaid ka täielikuks ülalpidamiseks. 30. aastate lõpul peeti talus 25 lüpsilehma, aastas müüdi üle 50 peekuni. Talus asus Särgaua ühispiimatalitus, kus valmistati võid müügiks Inglismaale, samuti tehti juustu, kohupiima ja kaseiini. Talus on peetud mitmeid lüpsivõistlusi, aga samuti kodumajandusalaseid ettevõtmisi. Majandusliku tegevuse kõrval on Särgaua talul tähtis koht ka Eesti kultuuris. Talu asetses Pärnu jõe mõlemal kaldal umbes versta ulatuses ja pakkus oma ilusa loodusliku asendiga 2 suure põlise metsa vahel, mis Mustava kaitsevallina piirasid kohta läänest ja idast suurepärast pilti. Nii on kirjutanud raamatu autor Ernst Särgava. Kuidas on seotud kirjanik ja Särgaua talu? Kirjaniku isa on sündinud Särgava talus 1844. aastal. Tema ise on, oma isaga ühes seda, kui ta isa oli Kadaka kooliõpetaja, siis on nad ikka käinud iga suve siin terve perega. Aga siis, kui ta juba iseseisev oli ja siis sel ajal tema enam nagu siin ei käinud. Alates, aga vaata, kui oli Jürgensoni Ausamaa avamine 39. aastal, siis ta juba jälle hakkas siin käima. Ja siis pikemalt peatus tema 43. aasta suvel siin, kui ta tegelikult oma romaani kirjutas. Ja siis ta käis minu isaga konsulteerimas mitmes asjas. Ja siis, nagu isa andis talle ka mingisugust nõu. Kui palju sellest nüüd romaani jõudis, seda ma täpselt ei mõista öelda, aga ühte-teist seal ikka on olemas. Adu, ma loen nüüd ette ühe väikese katkendi ja pärast ütle mulle palun, kes on niimoodi kirjutanud. Esimese peatüki kavatsus ta esialgsel kujul tärkas pisut hiljem. Ühel vihmasel päeval 1910. aastal Luksemburgi muuseumis Pariisis. Kuid kõik piirdus ka nüüd ainult lühivisandiga. Tõeliselt kirjutasin selle osa alles 1919. aastal Vändras Särgaua talu vanas elutares. Aeg oli rahutu, sõda idas ja lõunas, meeleolu sünge. Vändra suurtes metsades liikusid röövivad väejooksikud. Selle on kirja pand Friedebert Douglas. Väga õige ja minu jaoks oli täiesti üllatus ka see, et ka Douglas on viibinud selles talus. Jaa, ta on ennemalt on ta tihti siin käinud, enne abiellumist suveti, nii nagu külas. Aga siis peale abiellumist, 18. aastal ta abiellus, 19. aasta suve on ta pikemalt veetud siin Särgava saunatares. Ja siin on ta muidugi ühte-teist siis ka kirjutanud. 1927. aastal, kui toimus Jakobsoni Ausamaa avamine, siis need vanikud ja pärjad, mis sinna üles reputati, need valmistati eelnevalt siin meie küünis. Siis selleks võeti maha oksad puudelt, tamme, vahtra ja saare oksad ja need tehti vanikuteks, ümberkaudu inimesed tulid kokku ja valmistasid need ära ja pärast viiti nad siit siis Aua samba juurde. Ja kui toimus peale avamist toimus lõunasöök, siis kutsutud külalised võtsid sellest osa ja see toimus siin meie rehetoas ja sellest võttis osa ka Konstantin Päts. Ja samuti 5 aastat hiljem, kui oli Jakobsoni 50 aasta surma aastapäeva pühitseti, siis ka need kutsutud külalised, nende lõunasöök toimus siin samuti selles samas ruumis ja sellest võttis ka Päts osa. 41. aastal hakkas ju sõda ja siis hakkas ikka kõik asi ju allamäegi minema.
nii majapidamine kui ka, aga siis sõda oli rängalt ka nii nagu küll, aga siis ikkagi talumajapidamine nagu säilis, tootmine säilis peale sõda ka veel. Nii et siis nii nagu väga suurt, hirmus suurt tagasiminekut ei olnud. Mis aastal talu natsionaliseeriti? Võeti ära 47. aasta 1. jaanuari seisuga eraldati, jäeti talule alles 30 hektari. Ja sellega ühenduses eraldati ka, võeti ära 12 lüpsilehma ja 2 tiinet tori tõugumära. Need viidi ära Pärn ja Sovhoos. Need on praegu sinni tagasi saamata. Meid lubati tallu edasi jääma ja talu majapidamine nagu ikka veel kestis kuni 25. märtsini 1949. 1947. aastal tegi Särgava talu peremees Aado Särgava avalduse oma majapidamise mittekulaklikuks lugemise kohta. Vastuseks esitatud avaldusele Pärnumaa täitevkomitee otsustas, et kodanik Särgava Aado põllumajanduses kasutati nii okupatsiooni kui ka nõukogude korra ajal võõrast tööjõudu, jätta tema avaldus rahuldamata. Ning just selle otsuse põhjal koostatigi kulaku toimik, kuhu oli sisse kantud nii perekonnapea kui ka temaga koos elavad perekonnaliikmed. 15. märtsil 1949. aastal kinnitas tolleaegne riikliku julgeoleku minister Boris Kumm lõppdokumendi, kus oli kirjas: Eesti NSV ministrite nõukogu vastavalt oma dokumendile number 14 14. märtsis 1949 otsustab saata Aado Särgava, tema naine Katja, pojad Aado ja Otto ning naiseõde Liina välja Eesti NSV-st eriasumisele NSV Liidu kaugpiirkondadesse. 25. märtsil 1949. aastal 5 minutit enne 5 mina lahkusin majast ja läksin üle jõe Kurgja metsa äärde. Seal üks külamis tegi puid ja läksin tema juurde, sain mõne sõna temaga juttu ajada, kui nägin, kui tuli sõjaväemasin, Studebaker sõduritega ja nende kaasas olevate isikutega ja tulid siia talu õue. Ja nägin seda 200 meetri pealt, nemad mind ei näinud. Ja sel päeval ei viitud ära kedagi, ema ja ema õde olid kodus, neid ära ei viitud sel korral, isa ei olnud kodus. Järgmine päev viidi ära ema ja ema õde, peale seda tuli isa kodu ja tema oli siis jälle päev hiljem ära viidud. Ja talu jäi tühjaks. 49. aastal moodustati väikesed kolhoosid ja siis need muidugi meie, mis varandus siia järgi jäi, tähendab loomad ja põllumajandusinventar ja see läks muidugi kolhoosi ja siis külvatud viljad ja kõik nii nagu ta oli sel ajal. Alguses olid väiksed kolhoosid, pärast neid liideti mitu korda ja siis pärast oli ta Vändra kolhoos. Ja siin elasid väga mitmesugused inimesed ja juhuslikud inimesed ja juba hooned hakkasid otsast lagunema, neid nagu keegi ei jõudnudki neid korras hoida ja seks ajaks 72. aastaks, kui hooned läksid Geoloogia instituudi käsutusse, olid nad väga armetus seisukorras. Elumaja oli täiesti kokku vajumas, sellest olnud nagu midagi enam järel ja ka muud hooned, katused jooksid läbi ja kui Geoloogia instituut ei oleks suutnud neid hooneid taastada,
siis praeguseks ei oleks peale Karjalõuda varemete mitte midagi järel.